Ja nüüd on enne saate lõppu veel täpselt nii palju aega, et rääkida suurepärase inimese multitalendiga Hendrik Normaniga väikest suvejuttu. Tere, Hendrik! Tere, aitäh kutsumast! Me oleme väga rõõmsad, et sa leidsid aega läbi astuda. Ma eeldan, et suvi on sul väga töine. Ei saaks nii väga väita. Mis juhtus? Aga tegemist on palju. Tegemist on palju, jah. Esinemisi väga palju ma see suvi ei võtnud. Sellepärast, et sellist filmitööd on mul palju ja muid ettevalmistavaid asju, mis on sügiseks tarvilikud, jõuluks tarvilikud, järgmise aasta alguseks tarvilikud. Need, et 9 korda mõõdan suvel ja siis sügisel hakkan siis lõikama. Külvan ja lõikan, vist nii oli, jah? Kuidas sa see jaanipäeval siis mõõtsid? Kas jaanipäeval sul ikka mõni esinemine oli või? Ei olnud. Mitte ühtegi päriselt ka. Selle peale tahavad kõik küsida, et aga miks ei olnud, mis juhtus? Kas sa tegid midagi või? Jah, ma tegin midagi, jah. Ma käisin paljudel kontserditel sellepärast, et me teeme praegu sellist dokumentaalmängufilmi Ansamblist Respekt, mis 1. märtsil siis linastub Eestimaa kinodes. Ja see on siis, ennem on film 1,5 tundi ja see läheb kontserdiks üle. Sellistes kohtades, kus on ekraanid, saavad rahvas vaadata sellist filmi, mängulist dokumentaalfilmi, sellisest pop-tuost nagu Respekt ja siis ekraan tõuseb üles ja siis bänd hakkab oma kontserdiga peale. Selline projekt tuleb ja selle ettevalmistamisega me juba hakkasime peale. See filmitöö, et sa pidid tegema erinevaid videosid ja kas sa oled siis natukene nagu sellist profiili endal muutmast? Ja ma olen täna siin kaamera ees sellepärast, et rääkida, et ma tahaks olla nii seal taga, ehk siis ma juba nagu olengi seal. Ja muusikavideosid koos oma elukaaslase Katiga me oleme päris palju teinud ja teeme veel edasi ja meil on väga hea meel, et Eesti muusikud tahavad oma lugusid saada sellisesse nagu videolinti ja jutustada sõnu lahti. Ma kujutan ette, et neil on lõbus Normaniga teha videot, kui Norman on režissöör. Ei tea ka midagi. Iga kord ei ole. Iga kord ei ole, jah? Jah, aga üldiselt on kõik laabunud väga kenasti. Aga mis saab sinu monoetendustest, kui sa ütled, et sa suurt lavale ei astu või kaamera ette ei astu? Ma teatri asja ikka ei ole nagu kõrvale jätnud, et New Yorgi monoetendusega on nüüd nagu ametlikult lõpp ja nüüd on siis uus Kraaniga hunt Bangkokist. Seda ma olen juba paar korda mänginud ja Sakus külavillas teen seda veel nüüd 9. juulil ja juuli lõpus ja augustis veel mõned ja Tartus ja sügisel siis lähen suuremale ringsõidule Eestis. See ongi see mõõtmise aeg, et praegu 9. on siis järgmine etendus, Sakus, siis on Tartus. Siis on juuli lõpus ja need kuupäevad on kuskil kõik kirjas. Igaüks teab neid leida. Et see monovorm on nagu tore ühtepidi ja teisipidi väljakutsuv ka. Ja milles see lugu siis räägib? Ta räägib minu Tai seiklustest. No mõni seiklus? Neid oli seal igasuguseid. Ma mäletan, kui ma sinna randa jõudsin, tegelikult oli niimoodi, et kui me käisime Ameerikas, siis mul tekkis mõte, seal nagu juhtus tõesti igasugused asjad, mõtlesin, et sellest peaks nagu etenduse tegema. Sest kui ma hakkasin neid lugusid jutustama, mis seal juhtus, siis kõik nagu naalisid, räägi veel, siis mõtlesin, aga siis võis need panna kokku. Nüüd, kui me käisime Tais, siis mul nagu seda plaani väga ei olnud. Aga elu jälle nagu hakkas mängima. Igasugused olukordi ette. Ja nii nagu mul seal etenduseski on üks koht on, et lähen randa, eks ole. See on täpselt nii, nagu ma ette kujutasin. Lained, eks ole, vahutavad, eks ole, väike mukk toob, eks ole, väikse päevavarju, eks ole, siis teine mukk toob tooli, on ju, 3. mukk toob õlle, on ju, ja siis mõtled seal palmi all. Mida eestlane teeb Eestimaal? Kirub. Issand küll kõrre väesin meil Eestis on, see on nii külm, siin ei saa kuskil olla, eks ole. Tahaks praegu olla palmi all, eks ole. Lained loksuvad, eks ole, aga siin külmeta, nii rõve, no. Kes see esivanem, kes see tropp esivanem oli, kes siia kolis? Mis ta tuli siia tegema, kala püüdma või? Karu tapma tuli või? My ass, YOLO, fuck me. Et võt need on need mõtted, eks ole, mis seal tekivad. Ja pull oli see, et ma läksin venelastega. Tallinn, Moskva, Aeroflot, venelased. Moskva, Bangkok, Aeroflot, venelased. Bangkokist Patongi, venelased. Lähed lennukist välja linna peale, jälle venelased. Ükskõik, mis silti vaata, ikka venelased. Ovoši, banaаны, frukты, мороженое, массаж, скидка, золото.
et vene keelega sai puhtalt hakkama. Siis ma sain seal Ilja Muurometsaga tuttavaks. Nii. Ja noh, lihtsalt oli hästi suur vene mees. Suur vene mees. Ja siis ma panin talle nimeks Muuromets. Tegid pilti? Tegelikult ta nimi oli Petja. Aga tegime pilti jah, siis kui me jalutasime randa, siis ma tundsin ennast väga turvaliselt. No nagu naabrimehega läheks. Ma hoidsin talle ilusti käest kinni. Niimoodi. Läksime kahekesti. Ja Petja kaitses mind. Kõik kartsid teda. Tal oli paljas ülakeha, aga väga sõbralik oli. Ja siis talle meeldis vabal ajal mitte ujuda, vaid püssi lasta. Seal sai lasta püssi. Siis ta käis neid püssi lasta. Et seiklus oli nagu igasuguseid, jah. Ja selles see etendus siis nagu räägib, aga miks siis ekraaniga hunt ja Bangkokis see tuleb etenduses välja, ma ei saa seda praegu ära rääkida, muidu pole põnev. Selge, aga need väiksed vihjed olid siis sellesama etenduse kohta, mida me võime juba 9. juulil näha Sakus. Vahepeal tuleb sul sünnipäev ka ette. No väga õnne ei tohi soovida, aga kõike kaunist soovida. Soovi edu võib, jah. Õnne ikka, armastust, no rahaga. Kõike läheb vaja. Kõik kulub. Super. Ja aitäh teilegi, head televaatajad. Meie suvestuudios saab täna läbi. Olime siin restorani Lusikas suveterrassil, nautisime kaunist õhtut ja ilusat õhtu jätku teile. Suvesaade on taas eetris homme.